me oleme jõudnud enda koa ööbimisse, mis on siis meile paariks ööks. Seda koha nimi on Vaju Villa by the Sea, kui kedagi huvitab. Putnam Beach. See on asjad juba laiali. Ülimonus saad nagu pikutada ja samas saad ka on sul siin voodi alati peavoodis nagu oma ja akendest see on vaade, siis on suur peegel, garderoob, seda meil arvatavasti vaja ei ole, aga väga nunnu välimusega koht on ja Hannu ka väga nunnu ja siis selline lahe WC vannituba. Väga mõnus. Nii ja nüüd lähme vaatame tänavale ja selle küla peale siis. Siin on ka lehmad tulnud rannailma nautima. Erinevat tüüpi. Rannas on palju koeri ja lehmi. Ja inimesi. See lehm pani mulle just peaga vastu perset. Ründas mind vaikselt. Mitte midagi hullu, aga korra ehmatas ära. Ju talle ei sobinud, et ma talle jalus olin. Olen hea mu kookos saanud. Ootasin seda nii väga, kuigi Indias saab suht igalt poolt, aga meil ei ole siis hetke olnud. Aga me oleme nüüd ranna ääres, siis on rohkem popp. Aga tulime täna pitsat sööma. Jälle. Nii jõudsid ka meie pitsad on väga ilusad välja. Nii, see lehm on näiteks pühalehm, sest tal on küür seljas. See on see India lehm. Tavalised lehmad ei ole siin pühad. Nii, käisime vahepeal siis jalutamas ja siis rannas kohtasime üht tädikest, kes pakkus seal erinevaid massaaže ja siis, kuna me niikuinii tahtsime minna, siis küsisime, et mis see täpsemalt kujutab endast, et Ayurveda on siin. Ma ei tea, kas ma seda õigesti ütlen, aga selline India massaaž mingite õlidega. Väga täpselt ei saanud aru, mis ta täpselt kujutab, aga siuke õlid ja asjad ja mis iganes. Et lähme proovime ära, et siis oskame täpsemalt võib-olla rääkida. Nii, täna on siis 26. Teine hommik meil siin. Tähendab esimene hommik. Ja tulime Palolem ranna piirkonda siis. Et meie ööbime Putnam rannapiirkonnas, aga see on sellised poole tunni jalutuskäigu kaugusel. Mõtlesime, et natuke jalutame, vaatame, mis siin kandis ka on. Otsustasime just rannas jalutada ja minna marketile, aga siis tuli mingi mees meile pakkuma, et me saame minna paadituurile, mida me oleme tahtnud teha. Pakkus algi siis, et 2000 ruupiaga viib meid. Aga kuna me ei olnud nagu hetkel nagu mõttes, et lähme, siis me oleme ka palju ootanud, et on 1000 vaata, tead üks prompt lähme, lõpuks on 1200-ga, nii et otsustasime siis minna.
I should've saw the signs, but refused, dog. How am I supposed to ever move on? Why is it so complicated? You said that you didn't love me, said you working on yourself. You ain't been to therapy since 2020. Something isn't right, see it in your eyes. Always give advice, never taking mine. When I say goodnight, I'm thinking, ooh, 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 ooh. You get on my nerves, I'm a ooh, 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 ooh. You better reimburse all the things you do. Ooh, ooh. Put me in a hearse, we both cuckoo, cuckoo. It's never gonna work. With a maniac, 'cause the moment we touch, it's a heart attack. You know I love you, honey, but you got me running, yeah. I could give a damn. You're a maniac, and you're talking like a killer, got me on my back. You know I love you, honey, but you got me running, yeah. I think we need some space, I think we need a break. I think I need to move, I think this isn't safe. Why the hell you follow me to Walmart? Gotta know everything, you ain't Norwalk. Dress up on Friday nights, turn up till Sunday morning. I'm Mr. Probably Right, ignoring all the warnings. I shouldn't wanna kick it, too many red flags. I knew you were problematic, 'cause all of your exes are mad. Somehow I'm back in your arms, told you get back in my car. I know you don't really love me, you deserve acting awards. As long as the night is young, go crazy, I got your back. I'll be posted. No tere hommikust, täna on meil teine hommik. Täna on 27. november ja me lähme nüüd välja. Lähme võtame raha kõigepealt välja ja siis vaatame mingit hommikusööki, et me magame päris mõnusalt pikalt, naudime seda, et me saame magada pikalt, kaua. Aga üks tore asi, mis meiega eile juhtus, me oleme alati ise need inimesed, kes ka räägivad, et päikesekreem on hästi oluline ja pange päikesekreemi. Meil on päikesekreem kaasas, aga üks asi on see, kui kodus ei pannud päikesekreemi ja sa oled juba rannas, liivane, mingi mereveega koos, võib-olla higine, siis sorry, aga seda on mega rõve peale panna ja me väga ei viitsi seda teha. Ehk siis ma mõtlesin UV7, see ei ole ju palju, sellepärast et Austraalias ja Uus-Meremaal on olnud UV 13, 11, 13 selle vahemikus. Et siis, kuulge, see päike, see ei ole nagu midagi hullu, et me oleme varjus, midagi meiega ei juhtu. Okei, see ei juhtu vist varjus, kui hästi siit valkuse käest on näha, aga mul on päikeseprillid pähe päevitunud. Loomulikult, üks asi, mida ma alati teen, aga eile ei teinud, on näole päikesekreem panna. Kui ma kuhugi mujale panen, siis ma pean näole, sest ma ei taha olla kortsumutt 40-aastaselt. Aga jah, selline Hannes natukene hullemalt ära põlenud kui mina. Ta põleb natuke kergemalt ka minu hinnangul ära, aga vot sellised põnevad lood. Täna panime korralikult enda kreemi ja lähme linna peale. Maitsvad toidud, mul siin pool on küll juba söödud. Kookose chia. Kui mõnes kohas ma olen öelnud, et ei lasta sul üldse kõndida, et iga nurga peal kohe, kui põhimõtteliselt oma ööbimiskohast välja tööd on tuk-tuk-tuk-tuk, kas tahad mingi tuk-tukiga või taksi, mida iganes, et põhimõtteliselt iga sekundi tagant keegi pakub sulle, siis siin kohas kuigi meie hotelli juures on tuk-tukid, mis on nagu hea, kui me tahame alustada, aga kui me tahame kuskilt keskelt võtta tee pealt, siis on nagu päris keeruline saada endale mingit sõiduvahendit, ütleme nii. Pluss siin hinnad on palju-palju kallimad, et kui seal, kui me pulmas käisime, sai selline 50-ga, 100-ga, isegi nagu telis on väga-väga odav, pikad sõidud, sõidab mingi 30 minutit. Selle eest maksab mingi 150 või 100 või midagi sellist. Siis siin üliväikese sõidu eest küsitakse juba selline 150, mis jalutamine on 30 minutit, aga mingi tuk-tukiga 5-10 minutit. Eile korra mõtlesimegi, et enne kui me läksime küsima, palju maksab üldse, siis mõtlesime oma peas, et davai 50 kuni 100 me nõus maksma on ja
ja selle peale me julgsime öelda 50 välja, naardi meid välja ja saadeti põhimõtteliselt minema, noh. Arusaadav, nüüd me teame, et nagu enamus inimesed küsivad või enamus juhid küsivad 150 umbes. Ehk siis jah, me tõesti pakkusime nagu alla turuhinna, aga lihtsalt muude kogemuste peale me teadsime, et see ei tohiks nii kallis olla. Aga me oleme teises piirkonnas, hinnad on teised, see on täielik turistipiirkond. Siin näiteks, kui me muidu pole valgeid inimesi väga näinud, siis siin väga palju valgeid inimesi ja väga palju vene keelt kõnelevaid inimesi, nii et sellised lood. Magab siin üks, pikutab. Nii, ja meie väga suure osa oma päevadest tegelikult olemegi veetnud siin rannas. Vahepeal käime ujumus, kui soojaks läheb. Tellime midagi külma jahutavat juua. Ja siis oleme siin varju all. Ja siin varju all saab ka tegelikult päikest. Nii, käisime vahepeal kodus, pesime ennast ära higist ja päikesereemist puhtaks ja nüüd tulime siia päikeseloojangut vaatama ja jalutama. Näed, isegi see lehm on ennast püsti ajanud seal. Our friends think we're opposites, falling in and out of love. They all said we'd never last, still we manage to stay together. There's no easy explanation for it, but whenever there's a problem we always work it out somehow. Work it out somehow. They started with a mess, we had to prove them wrong, 'cause I learned from the past that love will never do without us. Nii, selle restorani nimi siin on Cow Corner ja mulle tundub, et see siin on see restorani omanik äkki. Täpselt selline on välja. Valge leht, samasugust sarved peal. Mina ütleks küll, et sarnasus on märgatav. Nii, käes on 29. hommik ja täna otsustasime tulla siis Kilpkonna randa, mis selle nimi oli ka või? Kalgipaaga. Kalgipaaga. Et siin on lootust nagu Kilpkonni näha, aga mitte keskpäeval. Aga me küsisime ühe kohaliku käest, kes elab siin samas rannal. Tema ütles, et praegu ei tohiks niikuinii midagi näha olla, et isegi mitte õhtul ega hommikul ega öösel. Nii et, aga tulime lihtsalt siia randa vaatama. Äkki näeme Kilpkonnadest mingeid jälgi. Suitsupääsud seekord jäävadki, lube, et päike. Nii, tunnikese jalutasime siin rannas siis. Väga ilus, rahulik, pikk rand. Ja jalutada ka, päris ilus. Aga ühtegi märki Kilpkonnadest ei leidnud. Natuke valmistab pettumust, aga ju siis ei ole veel päris õige aeg, mis siis, et Google'is öeldi, et novembris peaks juba päris suured võimalused olema, et vähemalt märke näha. Aga pole hullu. Me tahtsime teha kokkuvõtte ka siis oma India reisist, et võib-olla on huvitav teistele ka teada. Esimene asi, mis me välja tooks, on see, et Indias esineb nii rikkus kui vaesus samaaegselt, mis minu meelest on väga-väga huvitav, sest ma arvan, et kui sa kuurortisse reisid, sa käidki mööda ilusaid tänavaid, mis on tehtud turistidele,
see ongi tehtud ainult turiste põhimõtteliselt, siis sa ei näe nagu sellist elu, nii et minu meelest see on hästi huvitav ja väga soovitan. Et see oleneb kindlasti, India oleneb väga palju sellest, kuhu sa vaatad, mida sa teed. Et me oleme vaadanud ainult ilusatesse kohtadesse ja tee peal näed nagu seda vaesust ka. Siis minu meelest on veel hästi huvitav see, et liikluses ja üldse tänavatel on väga palju erinevaid loomi ja sõiduvahendeid, ehk siis kõik mahuvad tänavatele, on elevandid, on ahvid, on lehmad, on pühvlid, on koerad, kassid, mul ei tule isegi praegu rohkem meelde, siis on tuk-tukid, jalgrattad, traktorid, autod, mootorrattad, rollud, kõik sellised asjad, et nagu kõik mahuvad tänavatele. Tulles tagasi selle juurde, et Indias on väga palju ilusaid kohti, siis Indias tõesti on väga palju ahetama panevaid vaatamisväärsusi. Tõesti, kuidas nad niimoodi kunagi asju ehitasid või tegid, see on tõesti väga vapustav ja huvitav on näha seda. Siis meie hinnangul on ka need inimesed, need kohalikud inimesed, kellega me oleme kokku puutunud, väga sõbralikud ja lahked. Et jah, ma ei oskagi seda nagu paremini kokku võtta. Isegi inimesed, kes üritavad seda müüa või teha, nad on nagu tihti on ikkagi sõbralikud ja heatahtlikud, aga lihtsalt nad tahavad ka profitit saada vahel, et me ühe korra oleme sattunud turistilõksu ja siit siis nagu see negatiivne pool, et sa võtad küll endale giidi näiteks, et lootes, et sind ei tõmmata üle kuskilt, aga giidid tihti ei ole sinu sõbrad, kui nad ei ole just päriselt sul nagu sõbrad, kellega sa võtad ühendust, et nad sinuga koos reisivad, aga giid teeb oma tööd, ta teeb oma tööd tihti hästi, siinsed giidid teevad väga palju pilte, neile väga meeldib pildistada, mis on väga hea, sest meil pole vist Hannesega mitte kunagi reisides on nii palju pilte kui India reisi jooksul, aga näiteks meie kõik giidid põhimõtteliselt viisid meid kuhugile turistilõksudesse, enamus lõksudes, kuna me lihtsalt ei ole sellised inimesed, siis me ei osta nagu mingeid asju endale, mingeid, ma ei tea, marmor mänguasju või ma ei tea, kuidas neid nimetatakse. Aga mida me näiteks ostsime, on see praktilised asjad, näiteks tekk, pleed, voodi, mingi pesu. Äkki hea hinnaga, laseme ülikonna teha. Meie jaoks just küll hea hinnaga, samas võib-olla see kvaliteet ja kui me läksime näiteks Pulma piirkonnas oma sõpradega läinud, siis meilt oleks küsitud vähem raha, ehk siis siin on valge maks, valge turistimaks, mis on paratamatus, et alati, kui me olime ka seal Pulma piirkonnas, mis on väike küla, ütleme nii, et seal ei ole väga palju turiste, et seal külakes me olimegi nagu väga sellised, valged inimesed, isegi linnavalitsuse mingi üksusse kutsuti meid sisse, sest tehti meie pilti, valged inimesed. Et jah, aga seal ka meile öeldi, et ärge minge ilma meie ette, me tuleme teiega kaasa, hea meelega tuldi meie kaasa, nagu need, kes meid hostisid ja ütles, et teil on lihtsalt valge inimese maks, nad näevad kohe ära, et sa oled turist, nad arvavad, et sul on rahakott on pungil ja sinult saab küsida lihtsalt rohkem raha. Et see on ka selline asi, millele tuleb tähelepanu panna. Ja üks asi, mis oli minu jaoks väga naljakas, oli see, et meil võtsime alguses selle kuldse kolmnurga jaoks, võtsime endale sellise tuuri, et privaatse autojuhi ja giidid siis. Aga mis oli naljaks minu jaoks oli see, et giid kogu aeg tegi auto uksi lahti ja pani kinni mu eest, et mul oli nagu naljakas, et ma saan ise ka sellega hakkama. Et jah, lõpus ka, ta ise hakkas ka naermata sai aru, et ma ei ole harjunud. Ja teine üliveider asi oli see, et keegi kunagi ei lase sul su enda kotti kanda, vahet pole, kas sa oled mees või naine. Mina olen harjunud ise nagu meie kotte kandma, aga kogu aeg võetakse nagu ära, et ei, ma võtan, et siis lähedki seal tühjade pihkudega umbes kõnnid oma hotelli, et see on ka naljakas, et meie jaoks väga uus kogemus. Suures plaanis India on ikkagi väga odav riik, et eriti kui me olime seal Pulma piirkonnas oma sõpradega ja meie koos käisime, siis tõesti lasime ühe pildi raamida ja välja printida ja see läks alla 2 euro maksma, nii et väga-väga odav. Aga
millele kulub raha ikkagi on näiteks lennupiletid, et me käisime siis täitsa põhjas ja täitsa lõunas, mõlemal pool ja üldsegi muidu saaks näiteks võib-olla rongiga mingeid vahemaid teha, aga kuna me olime natuke laisad, ei osanud, ei olnud aega, aja kokkuhoid ka, siis ongi need lennupiletid on nagu päris palju tõstnud seda reisimaksumust, aga see ongi igaühe isiklik valik, soovitan, siin on tegelikult see rongiühendus päris hea, aga rongid tuleb tavaliselt hästi-hästi pikalt ette planeerida, need lähevad väga kiirelt välja, eriti kui sa tahad konditsioneeriga mingit ruumi, ehk jah, ta on väga odav riik, meile noortele, kellel ei ole võib-olla nii palju raha, siis väga hea ja odav reisida selles suhtes, aga saab veel odavam, kui meie näiteks oleme reisinud. Meie ütleks, et taimetoitlastele on India ka super sihtkoht, sest väga kõikides restoranides, ma ütleks, on alati menü non-veg ja veg ja on ka väga palju restorane, mis ongi ainult taimetoitlastele mõeldud. See taimetoitlus ka nagu varieerub, et ei ole nagu, ma ei saa öelda, täitsa veganitele mõeldud, aga mingid juustud on, aga ma ei tea, kas on laktoosivabad juustud, igal juhul ma ei tea nagu täpselt detaile, aga taimetoitlastele mega hea sihtkoht on India. Ja meie hinnangul Indias siis erinevad piirkonnad on võrdlemisi erinevad ka, et näiteks Delhi ja see kuldse kolmnurga piirkond erines üsna palju sellest Punjabist, kust me käisime pulmas ja see Goa, see on omakorda jälle täiesti erinev, et ma tõmbaks natuke paralleeli USA-ga, et iga osariik on väga erinev, et tasub ringi vaadata, et India on väga suur ja teda on väga palju ja nagu Ave mainis, väga palju selliseid ahetama panevaid vaatamisväärsuseid. Ja eks seda Indiat on väga palju, et ta on silmale väga intensiivne riik, et kui seal kuskil Delhis või igal pool on väga palju inimesi, väga palju erinevaid autosid, loomad tee peal, natuke on prügitee ääres nagu on oodata. Selle prügikoha pealt ka, meie arust ei ole nagu nii hull ja sellega harjub võrdlemisi ruttu ära, et ei jää nagu see nagu silma rõivama nii palju. Indias võid valge inimesena tunda ennast kui Hollywoodi staar, sest vahel, kui sa tuled autost välja, siis inimesed juba tahavad sinuga pilti teha. Pildistamisi näiteks oli meil küll sellistes vaatamisväärsustes, Taj Mahalis, Jaipuris, mingites fortides, et seal oli päris palju inimesi, oli inimesi, kes tahtis meiega pilti teha, aga kui me läksime rohkem maapiirkonda, siis seal oli veel rohkem. Ja miks nendes vaatamisväärsustes ka on siis neid inimesi, kes tahavad sinuga pilti teha, on see, et nad vahel ise reisivadki nagu India siseselt ja siis nad tulevad kuskil maakohtadest, nad ei ole näinud kunagi valget inimest ja siis me kuulsime igat giidilt erinevat juttu, mida nad siis justkui oma maapiirkonnas pidid hakkama rääkima, et mõned ütles, näed, ma kohtusin Hollywoodi staariga, et ma tegin temaga pilti umbes, siis mõned räägivad, et näed, see on minu sõber Euroopast, teevad pilti ja siis mõned lihtsalt tahavad pilti teha sinuga ja vahepeal mulle nagu öeldi ka, mul oli lühikeste varrukatega särki, siis öeldi, et kuule, nad sellepärast, et su käed umbes paistavad või reied paistavad, siis sellepärast nad tahavad nagu, mul oli nagu selline biker shortsid jalas, et sellepärast nad kõik jälgivad sind, et vahel oli selline tunne, et nagu inimesed julge tulla, et nad vaatavad, käivad sulle järele, aga nad ei tule nagu otseselt küsima ka pilti. Küll aga kui me olime pulmas, see oli siis nagu rohkem maapiirkonnas ja seal nagu seal ikka väga palju taheti meiega pilti teha, et lõpuks oli isegi see, et sorry, nagu ma tulin siia nautima, ma tulin pulma, ma ei taha nagu hetkel olla see, kes on nagu tähelepanu keskpunktis ja muidu ei olnud see ebameeldiv ja tavaliselt nad tahavadki nagu heas kohas sinuga pilti teha, nad on nagu sõbralikud, nad on õnnelikud, kui nad saavad sinuga pilti, nad ei ole pahatahtlikud. Isegi see, mida ma nüüd räägin, ei ole pahatahtlik, aga mind isiklikult häiris see. Vahel nagu oligi see, et sa räägid kellegagi juttu või teed kellegagi just pilti ja siis kisutakse käsi varrest mega tugevalt, et sinuga pilti teha. Ja see tundub ka mulle, et nende ühiskonnas või ongi selline tugevam patsutus, pigistus, tõmbamine, see käib nagu nende kultuuri sisse, mulle tundub nagu nii. Ja tulles tagasi siis jälle selle sõbralikkuse juurde ja nende lahkuse ja avatuse juurde, et me pulmapiirkonnas ööbisime siis oma sõbra vanematega, kellest said meie India vanemad justkui.
Nad olid väga-väga sõbralikud, isegi kui näiteks ema ei rääkinud meiega, ta ei rääkinud inglise keelt, siis me rääkisime ka Google Translate'i vahendusel ja saime väga hästi asjad aetud ja meil oli väga tore. Aga mis on nagu hästi huvitav ja meile jällegi võõras, aga see oli väga armas, on see, et nemad nimetavad oma külalisi kui jumalateks. Et ma ei tea, kas see on igas perekonnas nii, aga nemad ütlesid vähemalt, et kui meil keegi külla tuleb, siis nemad on meie jumalad. Ja see on hästi, päev hästi suure pressure peale, et nagu mis mõttes, ma ei ole see jumal, vaata. Siis nad teevad seda kingitusi, nagu see on juba kingitus meie jaoks, et me saame siin olla, te annate meile süüa, hoolitsese kohe esimese päeval. Me ostame teile poest vett, kuigi neil oli filtreeritud vesi kodus olemas, aga et mineraalidega vett. Siis tegime meile süüa, lubasin meil enda süüa teha nende kodus. Siis kingiti mulle üks pulkaari ehk siis selline sall, ütleme meie jaoks. Hanne selle viimastel päeval kingiti teksapüksid ja särk. Teksapüksid pikad, pole muret, laseme lühemaks teha. 15 minutit valmis, on ju. Et nagu kõik need asjad, mis nad sinu jaoks teevad, see on imetlusväärne, aga samas veidike võõras ka, siis meie ju Eestis küllame külla, siis pigem on ikkagi see, et külaline toob külakosti. Me viisime ka neile šokolaadi. Jah, hästi-hästi võõras, aga hästi-hästi armas ja sa tunned, et sa on nagu oodatud ja nagu hästi külalislahked annad. Nii, kogu selle pika jutu lõpetuseks kokkuvõtteks võtame kiirelt kokku, on see, et India on väga-väga lahe reisikoht, kuhu reisida, kindlasti soovitame. Siin on nii palju vaadata, nii palju erinevaid sihtkohti ja see kõik sõltub sellest, kui avatud sa ise oled kindlasti ja kuhu sa vaatad ja mida sa teed. Just, et see ei ole kindlasti võib-olla esimene reis, mis sa üldse Eestist välja teed, siis see ei ole see õige riik. Aga kui sa natukene juba oled näinud ja vaadanud, et siis kindlasti ei tasu nendest kuulujuttudest lasta ennast ära hirmutada. Ja Aasias ka nagu, et kui sa võib-olla esimest korda Aasiasse üldse reisid, siis tõesti võib-olla on šokeeriv. Aga ma ütleks, et see prügijutt, mida kõik räägivad, ma ütleks, et peaaegu igal pool Aasias, välja arvatud Singapur võib-olla. Just, et see India ei ole nii palju nagu erinev, et jah, on mingid prügihunnikuid tee ääres, aga seda on ka mujal Aasia riikides välja arvatud Singapur, mis on ülipuhas. Bye!